natuke eksimust ja nüüd Smirnova laseb jala alt palli välja ja tuleb hästi välja. Kõrran praegu ei õnnestu ründeliini väga hästi üle mängida ja proovivad natuke pikema palliga, aga selleks on iisraellased väga hästi valmis. Ja tulevad vastu rünnakule siit Eesti poolt vaadates paremast äärest. Läbi Mugu ja nüüd otsib sinna keskmisse tsooni, aga seal oli liiga palju Iisraeli mängijaid ja tulevad iisraellased vastu. Võtavad siis mängijat ja tuleb pall sinna penaltipunkti peale ja saab ka number 3 lähedale. Otsitakse Valki, aga teda kahjuks ei leita ja nüüd on võimalik tulla Iisraelil vastu rünnakule. Ja kiiresti tulevad ja nüüd on võimalus minna ja siin järjekordselt teeb poole lõpule lähenemas suhteliselt kahepoolne mäng on, et küll Iisraelil natuke rohkem ja nüüd eksib Tarassova, kaotab palli ja Iisrael on tulemas. Siin on üks mängija kastis ja läheb Iisrael mängu 1-0 juhtima. Ja siin nii nagu terve mängu ütleme, et oldi natuke hädas siit tagant välja tulemisega, siis niimoodi ka kahjuks seekord juhtus, et ei suudetud seda Iisraeli liini üle mängida ja mänguseis on 1-0 Iisraeli kasuks. Eesti on siis kaotusseisus. Ja ebaõigelt maha, aga kohtunik ei vilistanud ja nüüd on juba Iisraeli käes niikuinii pall ka, et saavad siin oma rünnakuga alustada. Ja tuleb Iisrael 3-2 vastu praegu rünnakule ja Kõrranil ja tekitab palju pahandus siin, kui tahta mööda maad driblada või joosta või sööta. Ja jääb ka siin see pall natuke pidama. Iisraellased üritavad nüüd natuke rohkem söötudega mängida ja saavad ääre peale palli. Senderdus kasti. Ainudki saabki Eesti siit meie poolt vaadates siis paremast äärest uuesti rünnakut üles hakata ehitama. Kross ei suuda palli toimetada Männistele, Rodi ja pall jääb natuke kinni jälle sinna sellesse loiku ja tuleb jälle Iisrael. Ja mängib lihtsasti siin üle ja suudab palli toimetada sinna värava ette ja toimub hirmus kobistamine ja seis on 2-0. Nii Eesti kui Iisraeli natuke mingeid üllatusi varuks sellel TNTK väljakul. Ja jällegi iisraellased on tulemas läbi keskmise tsooni, sealt suudavad kombineerida ja siin Kõrran tuleb välja ja suudab viia. 4 minutit on teisele poolele juurde pandud. Eks ole selline minimaalne aeg, arvestades, et vahetusi on ikka väga palju olnud. Kuigi vigastuspause sellel poolel võib-olla nii palju ei ole olnud, et mäng on natukesega sellisem rahulikum olnud, aga nüüd Iisrael on minemas 1-1 siit ja üritas keerutada number 19. Jäänud veel Eestil aega üks värav tagasi lüüa või isegi võib-olla 2. Aga siit Iisrael on tulemas järjekordselt kiirrünnakule ja on minemas number 13 ja kas saab ja samamoodi postist mööda.